Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele. Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa võtavad veel lõppevast aastast viimast ja avame rõõmsalt uusi olulisi teemasid. Ilma mingisuguse kavatsuseta tõenäoliselt vastuseni tänases saates jõuda, sest see küsimus, mida me küsime, on mõnes mõttes lihtne ja arusaadav. Tees küljest iidvana ja ega head vastust sellele mitte kusagilt tulnud ei ole, aga see on oluline küsimus ja küsimus on selles, et kui teaduses tehakse midagi, leiutatakse midagi, jõutakse mingisugusele järeldusele, avastusele, näiteks kui seda tehakse Eestis või Eesti teadlaste osavõtul, siis kuidas see asi saab nii-öelda laborist börsile, mis sinna vahele jääb, kuidas ja kes peaks selle keerama päriselt äriks, et neid asju ei pandaks riiulisse, et neid ei unustataks ja kui suur töö see on ja kas seal päriselt on võimalik ka startupi mõttes äri teha peale võib-olla mõne üksiku eduloo. Ja meil on abiks sellest teemast rääkimas sellise investeerimisfondi nagu Nordic Science Investments vastne partner Mart Maasik. Tere Mart! Tervitus! Tere Taavi! Tšau! Kas sa said oma doktorikraadi kätte või oled veel? Mina olen selles mõttes nii-öelda saksa doktor, ehk siis artiklid on ilmunud, aga ja Saksamaal antakse sellest juba kraad kätte, aga Eestis on vaja kirjutada mingi referaat sinna peale, et teemal, mis sa siis ikkagi tegid ja kokku kirjutasid, et ühesõnaga saksa reeglite järgi ma olen doktor, Eesti järgi ma ei ole. Okay. No. Aga ühesõnaga täitsa selline teaduslikult esindatud saade, ma ise võtan siis rohkem küsimusteist. Et computer science on valdkond siis, et kus kohas nagu mina tegutsesin. Kuidas sul on, kas sul on doktorikraad või ei ole? Ei ole ka doktorikraadi jah, et ma olen nagu olnud praktik pigem oma toimetamistes, et see on nii-öelda läbi töö ja selle portfelli ehitamise kogemus tulnud. Aga Mart, sinuga tahaks korraks saate alguses hüpata ajaloos päris kõvasti tagasi. Ma arvan, võiks minna vist mingi 15 vähemalt, kui mitte 17 aastat tagasi või? Sina oled olnud või olid ajujahi peakohtunik aastaid. Ja ajujaht oli minu meelest esimene nii-öelda süsteemne tegevus, kus siis riigi toel tehti ettevõtluskonkurssi, et sünnitada uusi startup'e. Et kui sa vaatad sellele perioodile korraks nagu tagasi võtta mõne sõnaga nagu selle kogemuse kokku üldse, et mis sinu arvates on olnud ajujahi roll üldse nagu Eesti majandusele ja startupi maastikule? Jaa, see on päris hea küsimus. Tõepoolest, see oli 2007 aasta, kui ajujaht esimest aastat käivitus ja me olime siis selle nii-öelda ühed kaaskorraldajad kõigepealt ja siis ma olin SEB Pangas, toimetasin ja minu vastutus oli startupide turuosa või uute ettevõtete turuosa ja siis me jõudsime juba lähedale 50% turuosas ja sealt oli juba keeruline kasvada, siis mõtlesime, et tegelikult peaks ju mitte turuosa võitma, vaid ettevõtted juurde tekitama ja samaaegselt riik oli ka mõelnud selle peale, et miks mitte teha ettevõtluskonkurss, et sarnaseid asju mujal maailmas oli tehtud, aga Eestis mitte varem ja eesmärk oli ju tegelikult selles, et näidata, et minu naaber on täitsa normaalne inimene ja edukas ettevõtja ka, et seda nii-öelda päris elu tuua võimalikult nähtavatele inimestele, et innustada teisi tegema sama asja. Ma ei tea, sa isegi võiks nagu täna öeldakse, et liiga palju on seda startupi siin meediamaastikul, et muudkui need edulood ja nii edasi on ju, et keegi mehhatroonikast ja materjaliteadusest ei räägi keegi midagi on ju, et. Jaa, no ma arvan, et see amplaan on hästi lai olnud ka tegelikult ja selles osas ettevõtlikust tervikuna innustada tegelikult ajujaht on nagu saanud ja me oleme ka vaadanud seda just selle läbi, et mitte ainult tehnoloogia spetsiifiliselt, aga just, et kuidas on võimalik erineval moel toimetada ja võimalikult see, ma arvan, see teleformaat oli mõned aastad hiljem juurde ja see tegelikult andis selle laiema katvuse, ma usun, et oli võimalik ennast samastada selle teekonnaga, et näha seda teekonda ja selle nii-öelda võitusid ja valusid ja see siis ennustas, et päris palju tegelikult teadustööd pole sellel teemal tehtud, et mis see mõju on, aga päris paljud ikkagi on öelnud, et nendes ettevõtluspisik on tulnud, et nad said inspiratsiooni ajujahist. Ja ma mõtlen, et ma ise olin ka 4-5 aastat seal kaaskohtunik ja ma siiamaani mäletan mingit, ma ei mäletan, Viljandist oli mingi kandlemees, kes tegi kandleid ja tahtis sellest nagu startupi teha, on ju, et see oli tegelikult ikkagi oma ajal
noh, ma mõtlen iga ettevõtja tundis, et tema võib ka startup'i teha, on ju, et seda kindlasti süstis seda ettevõtlikkust meie maastikule, aga noh, ütleme nii, kui see teleformaat tuli ja tekkis rohkem sihuke Shark Tanki moodi nagu nähtavus, siis läks ta rohkem ikkagi veel startup'i võtmesse. aga kui sa ise võtad veel, vaatad tagasi mingeid näiteid, kes Ajujahist on välja tulnud, kes praegu on nagu tegijad? Ma võin siin sõnaäärä üle võtta, 2014 Ajujahi finaali mäletate? Taxify peaks olema võitja. Taxify ei võitnud, tuli teiseks. Ei saanud auhinnalist esimest kohta, aga no Timbeter või siis toonane Timber Diameter võitis, et ka tegutsevad täna, et noh, väga mööda ka ei pannud võib-olla. Ei no Henrikule Taxify on ka meie negatiivse topi võitja olnud. On, jah. Ja selles mõttes, et seda ei hääleta mitte mina ja sina, vaid tähtsad targad Eesti investorid on ju. Ja ma arvan ka tegelikult nagu saab öelda, et ettevõtlus on ka need ettevõtted, kes ise saavad hakkama, et need lähevad ilma Ajujahita, et võib-olla ma arvan, et Ajujahi mõju laiemalt oligi neid, kes ise natuke kahtlesid, et ma mitte üldse kuidagi nagu panna seda eraldi kategooriasse, aga mingit pidi võib öelda, et Ajujahis on ka olnud ettevõtluse B-finaal kohati. Et inimesed, kes mõtlevad, ei ole päris kindlad, aga see sama nii-öelda üksteise pealt õppimine ja sellel teekonnal koos olemine on hästi palju edasi aidanud tegelikult ka seda järgmist nii-öelda põlvkonda siia kaasa tulema. Ei no kokkuvõttes saad nähtavust ja ütleme nii, et kui sa võidad, siis ka auhinnaraha ikkagi on ju mingi kapital ja kui sul kapitali üldse ei ole, siis on iga kapital nagu abiks, on ju, et selles mõttes ei ole üldse, mina kiidan, et kokkuvõttes suur aitäh, et kunagi SEB-ga seda nagu alustasite ja siiamaani kestab vist. Ja kuulge, aga lähme sinna teaduse juurde, et kaua me seal minevikus ikka sorime. Mis on Eesti sellisest teadusest ärisse edulood, kui oled välismaalastega õhtusöögil, eks ole, ja kõik küsib, et no nimeta mõned, et mis siis tavalise startupi maailmast ma ütleks, eks ole, Skype, Wise ja Bolt, aga mis ma teadusmaailmast peaks ütlema? Ja see nimekiri on tegelikult kahes kategoorias, ma ütleks, et mis on varasema põlvkonna teadusest äriks tulijad ja mis on need, kes täna on sellel teekonnal. Et selgelt on üks selge suur edulugu on Iko Saagen, mis on Tartu Ülikoolist välja kasvanud perekond Ustavite eestvedamisel jätkuvalt perefirma, meeletult süsteemselt ja strateegiliselt toimetab ja kasvab ja jõuab hästi investeerida. Et see on, ma arvan, üks hea lugu, mida rääkida ja teine loomulikult, mille teekond ei ole võib-olla nii lineaarne olnud, on Skeleton, ka selgelt. Mõlemad on siis Tartu Ülikooli taustaga ettevõtmised. Ma ise oleks Skeletoni kohe nagu nii-öelda lambist nimetanud, et Elkogeni võiks ka panna siia või on meie saates käinud? Jah, ma ütlengi, teine kategooria ongi need, kes täna on nii-öelda in making phase, et kes tegelikult on seal, et aga nad ei ole veel sellisest nii-öelda küpsuse faasi jõudnud ja kasvukiirus ja kapitaliseeritus on hea, et ma arvan tegelikult Starship on ka väga selgelt selle kategooria toimetaja, et ei ole küll traditsiooniliselt ülikoolist välja kasvanud, aga selgelt ettevõtte, mis suudab ise oma unikaalset IP-d luua, et ma arvan, see on üks sellise teadusmahuka ettevõtte tunnus ja ülikoolidega koostööd teha, et see on kaks poolt, et sul on võimekus sisse osta ja koostööst teha nagu ülikooliga, aga sa pead olema oma ise ka endal sügavat sisulist kompetentsi, et mis on see sinu unikaalsus, et ma arvan, Starship on hea näide sellest. Kui exititest rääkida, siis üks, mis kindlasti läheb samasse kategooriasse, mis oli küll erasektori ülikooli koostöö, oli Zero Turnaround, ehk siis Jevgeni Kabanov esimene startup, mis sai oma rahaga Stackist minu meelest, mis on ka jälle hea näide sellest, mis on erasektorist küll algatuse saanud, aga kokkuvõttes akadeemiaga koos tehtud siis leiutis või innovatsioon, eks. Ja sama võib-olla nagu ajastu ja exitini jõudnud on Fitsme. On ka tegelikult, mis on ka käinud läbi. Kas Fitsme jõudis ikkagi lõpuks korraliku exitini või see oli pigem siuke mängu exit? Ma ei tohi solvata siin nagu. Et järjest nii-öelda sari ettevõtjad toimetavad edasi, et ju on motivatsiooni edasi teha. Okay. Nii, aga räägime negatiivsest ka, et minu vahel mingi vahe mul tekkis täitsa nende samade stackide ja teiste selliste, kus ma ütlen siis, tuleb Euroopa raha, antakse ülikoolidele, tehke ettevõtlust, on ju. Aegalt ma pidin olema mingites komisjonides, aitama hinnata ja nii edasi, on ju. Tekkis väike tõrge, sest kipus nagu olema niimoodi, et kui seda raha jagati suurtes mahtudes, seal oli ikkagi 100 miljonid, on ju. Et siis Eesti leiutas kohe vähiravimi,
ja siis ta on seda raha kätte ja siis oli 5 aastat vaikust ja siis oli uue raha jagamise nagu voor ja siis oli jälle siuke tunne, et no nii kohe on olemas, jälle on vähiravi leitud on ju. Ja jälle 5 aastat läheb auku ja siis on jälle nagu kohe jälle artiklid, ma arvan isegi kui te otsite siin meediast jääb üles on ju. Et kuidagi nagu tundus, et see ikkagi selle akadeemiale see raha andmine on nagu mõnes mõttes selle raha surm. Ehk siis kuna akadeemial ei ole nagu seda motivatsiooni, et sa pead olema ise majandav, ise hakkama saama on ju. Et sul on ikkagi olemas alati see nii-öelda teaduslik ja riigi tugi on ju, et siis seda motivatsiooni polnud piisavalt, et jõuda eduni. Ja tekiski nagu, mul tekkis täitsa tõrge või küsimus, et miks me anname nagu raha ülikoolidele, kui sealt mitte midagi nagu tulebki nagu me loome siit näpu otsaga loeme. Kui me vaatame, kui palju on raha antud, siis tekib küsimus, et kas see ikkagi on olnud hea investeering või mitte. Mis selles on praegu muutunud on, et kas on läinud praegu ikkagi võib-olla ka selles probleem, et vanasti nähti nagu raha teenimist nagu mingit häbi asja on ju, et kas siin on toimunud ka mingi nagu suurem muutus? Ja ma arvan, seal on 2 asja, mis on muutust, ma arvan nagu toimunud, et üks on see, mida me ise näeme, et nagu ise ütlen teinekord, et kapitalil on ka DNA. Et üks on grantirahastuse olemus ja siis erakapitali või riskiraha olemus, et järjest enam ma näen, et neid 2 kombineeritakse. Et ühest küljest on jah see riiklik võimekus ja teadusmahuka tuleviku ja kõrge lisandväärtusega loomise potentsiaali siis investeering, aga tegelikult see valideering on ikkagi erakapital, et nii nagu me Unit Tartu Ventures'i mudelit oleme arendanud viimasel 4 aastal ja ma näen, et järjest ka Põhjamaades on see, et kus kombineeritakse neid 2. Ja tegelikult see lahtilukustajaga sellele siis toetusele, grantile on erainvestori commitment või valmisolek investeerida. Et see tunnetus ja teravus, et milleks seda kapitali kasutatakse ja mis on need teetähised, milleni peab jõudma selle rahaga, et neid tegelikult järjest enam ikkagi seavad erainvestorid. Ja see tegelikult toob selle pildi nagu ma arvan palju sisulisemaks ja mõõdetavamaks ja progressi jälgitavamaks. Et ma arvan, et see on üks oluline areng, mis on viimasel 3-4 aastal toimunud see meie piirkonnas ja päris hästi läheb tegelikult, et kombineerida neid 2 kapitali. Ja teine loomulikult on läbi aja, et kui me vaatame ka ettevõtteid, millesse siis pigem investorid on valmis investeerima meeskondadena, on need, kes on päriselt elanud väljaspool Eestit. Et see on ka teine, ma arvan, nagu põlvkonna nagu vahe, et kes on nagu toimetanud ja iseenesest fakt iseenesest see, et sa lähed ja sätid oma elu kuskil mujal riigis püsti on juba nagu ettevõtluse tunnus, ettevõtlikkuse tunnus. Et see tegelikult eristab neid teadlasi, kes siis on olnud ühes riigis, ühes laboris kogu oma elu põlvkonna ja võib-olla ka mitmel moel samm-sammult läinud. Kuhu see asi tavaliselt pidama jääb, et kas on selline üks koht, kuhu näidata, et kas on see, et teadlane tegelikult ei taha ettevõtjaks saada, kas on see, et äkki see teadus, mida hakati rahaks tegema, tuli välja, et ei olnudki tegelikult kandev, kui me nüüd päriselt hakkasime asja lähemalt vaatama või on see perioodid nii pikad, et keegi ei jaksa ära oodata seda või kus see kõige suurem probleem on? See on ka päris palju muutuses tegelikult valdkond, ma näen, et üks on siis see, et mida iganes sa teed esimest korda, et kui teadlane hakkab ettevõtjaks, siis on see esmakordne kogemus. Ja kui see teekond on teadmatu ja sul ei ole neid teetähised ees näha, et mida mööda minna ja ülikool ka ei tee selget vahet, et kas ma olen siis teadlane või ettevõtja või seda pead olema ühel või teisel toolil, et see teekond ei ole väga selgelt maha märgitud, et mida mööda ma minema pean, et see tegelikult on üks tõrge, ma arvan, et mille pärast minnakse lihtsa vastunud teed ja seda ettevõtluse teekonda ei alustata. Teine on siis see, et tegelikult enamasti teadust, et sa teed ikkagi ühiskonna teenimise eesmärgil. Et see on ka see põhimotivatsioon, et miks tullakse ülikooli, miks akadeemias ollakse, on see, et see motivatsioon ei ole ise jõukaks saada peamine. Aga mida me nagu näeme, et tegelikult mõte hakkab seal nagu õiges suunas vast nagu liikuma meie vaates on siis see, et me usume, et ettevõte on kõige efektiivsem vahend, mis teadustulemuse majandusse ja rakendusse viib. Et kui nagu mõelda sedast ettevõtlusest, mitte siis nagu eesmärgist või sellest exitist kui eesmärgist, vaid vahendist, mis aitab minu teadustulemuse ühiskonna teenistusse viia, siis tegelikult see motivatsioon tõuseb, et ma arvan, need on nagu ka sellise samm-sammult edasi mineku nagu teekonnad ja mis peamine ma näen, et need eeskujusid on meil täna ikkagi Eestis napib. Kui meil on tehnoloogiaettevõtete eeskujud on selgelt olemas, siis teadusmahukate ettevõtjate eeskujusid meil ikkagi jätkuvalt Eestis napib, kuna see tsükkel on aeglasem.
samas meil tegelikult need on, aga ma arvan, et ettevõtted ise oma tänases tegevuses, nad on nii hõivatud, et neil pole aega seda kogemust nii-öelda jagada, edasi anda, et seal ei ole seda spillover'it veel tekkinud, et mis on olnud a la Skype'i ja teiste tehnoloogiaettevõtetega, et kokkuvõttes kui sa ehitad seda startup'i, sul ei olegi aega teiste peale mõelda, aga kui sa exit oled ära teinud, siis on sul raha, sul on nagu vabadust ja nii edasi, et siis tekib spillover. Et meil siin ei ole, sest meil tegelikult neid näiteid teadusmahukatest projektidest on küll ja veel. Toome kas või head näited Milrem, kes on saanud lisaks sellele, et ta sai välisinvesteeringuid Saksamaalt ja Araabia-maadest, on ka saanud teadusgrante, eks. Või seesama, mis sa Henrik mainisid, Elkogen, kes minu teada Euroopa Liidult sai sellel aastal 31 milli grandi, eks, et see kevad. Need on nagu megasummad, et ma peale Bolti ma ei tea, kas meil see aasta on üldse Eesti startup'i, kes oleks saanud 31 miljonit. Et selles mõttes, et näited iseenesest on võimsad, küsimus ongi sealt, see lihtsalt pole veel spilloverit selle asja peale. Aga võib-olla need asjad ei ole, ma ei tea, see on selline nagu mantra või aktsioom, et me ka kutsume Mardi saatesse, hakkame kohe rääkima, kuule Mart, et miks seal kõik nii halvasti on, et miks siis ikka ei saa, eks ole, sealt teadusest nüüd ärisse neid asju, aga äkki ei peagi neid nii palju olema, et meil on siin ühe käe sõrmedel tegelikult päris edukad näited üles loetud, et äkki see ei olegi halb üldse. Ma ütlen ühe asja, mis mul endal võib-olla on kogemus, ma arvan, vähemalt see, kus ma ise olen tunnetanud, et kinni jääb, olles siis olnud Siirot nähes lähedalt Plumbrit, siin on meil veel Light Photonics'id ja nii edasi, et teadlased tegelikult on endast üliheal arvamusel. Ehk siis, kui nad on kõvad teadlased, siis nad millegipärast arvavad, et nad on kõvad ettevõtjad. Ja ega nad ei lase endale väga midagi öelda, nad väga tegelikult ei kuula, sest see ego ja see, kurat, mul on ikkagi PhD, mis sul rotil on, et see on nagu päris tihti on probleemiks ikkagi see, et ei saada aru, mis on kellegi liistud. Ja see, et meil on üksikud näited siin teadusettevõtetest, kus on ka jõutud ärini, meil on siin, vabandust, mul läheb praegu meelest ära see kirjitusettevõte, kes valgustab läbi, tahtis tollidele. Ja nii, 10 aastat möllavad. Ja nüüd on leidnud selle võtme, millega hoopis teises kohas, kus on äriline väärtus ja nii edasi, et tegelikult tuli välja, et vaadus ma otsa ütlen, hauguti vale puu all, mis on ettevõtlust suhteliselt tavaline, et sa teedki asja, mis tegelikult sellesse kohta ei sobi, aga sobib teise kohta ideaalselt. Teine koht tuleb üles leida ja tavaliselt see, kes üles leiab, ongi nii-öelda hea ninaga ärimees või ettevõtja, kes selle ära tajub lõpuks või toob selle õnne sulle sinna majja, et selle üles leiab. Ehk siis päris tihti me jääme teadusprojektis jääme kinni selle taha, et kas on selle selle baastoote autori usalduse küsimus või enesekindluse küsimus et ta ei anna endale aru, et tegelikult ei ole ettevõtja, et rahulikult leia sinna endale väga hea partner ja kokkuvõttes jää sina teadust tegema, et see võib olla kokkuvõttes parem kombinatsioon kui see, et sa ise pusid seda ja kokkuvõttes veelid, sest sul ei ole aega teha mõlemat teadust ja ettevõtlust. Ja ma võtan investori vaates on ka tegelikult tihtilugu see, et sa saadki aru, mis on inimeste motivatsioon, peamine motivatsioon, et tegelikult see teadlaseks olemine ja jäämine on nagu võti, et varasemalt on ka olnud siin üks põlvkond on selline nii-öelda vaade, et kui sa nii-öelda all in ei tule sellesse ettevõttesse, siis tegelikult ikka kapitali ei saa ka, et ma arvan ka selline nii-öelda kannatlik kapital on hakanud sellest ka aru saama, et see meeskonna moodustamine on hästi võti ja kõigile peab olema roll. Mida me oleme näinud ka seda, et selle teekonna käigus nende rollide ja selle ruumi tekitamine, et meil on nüüd uuele CEO-le vaja siin positsiooni tekitama, on hästi keeruline. Aga kuidas see õnnestub, on teekonna alguses kokkuleppe ära teha. Samamoodi nagu asutajate kokkuleppe tuleb ka siin ära kokku leppida, teada aru, et meil on meeskonnas tulevikus vaja neid 5-6 rolli ja öelda, et alguses neid kõike palgata nagunii ei saa, aga et jätta ruum nendeks rollideks ja öelda, et ma selle faasi pean lõpuni, aga siis me tuleme selle teema juurde tagasi. Et see on äärmiselt oluline edu kokkulepe, et olla nii-öelda enda vastu aus ja oma kaasasutajate vastu aus. Ja mida ma näinud olen ka tihtilugu on, et kõige edukamad ongi siis need teadusrühmad, kes juba palkavad endal doktorandi selle teadmisega enda kõrvale, kes tegelikult on tuleviku tegevjuht. Et ta kasvab sellesse rolli siis selle koos teadustöö tegemisega täis ja siis ta veab seda ettevõtet järgmisse faasi.
vaata, aga ma tahaks mingit vastust saada oma sellele küsimusele, kas meil siis on neid päriselt vähe, on sul mingid numbrid, Mart, mis ütleb Eestis on, ma ei tea, näed 0,1, aga USAs on 13. No tegelikult on, ma arvan, see potentsiaal, mis meil on, et meil on üle 500 teadusrühma, millel võiks olla rakenduslik potentsiaal, et seda me oleme Eestis ära hinnanud. Et ütleme, et ettevõtlikke inimesi ühiskonnas on 5-10%, et see on normaalne jaotus ja ma arvan, teadlaste hulgas on see pigem isegi natukene väiksem. Et ja see teadusrühma töötsükkel on ka siuke 3-4-5 aastat, et selles mõttes, et iga aasta välja spinnida Eesti ülikoolidest 30 tugevat ettevõtet on täiesti reaalne ja täna me seda ei tee, et täna ma arvan, me tegelikult teeme napilt 10. No seal on kahtepidi motivatsiooni küsimus ka, et ongi need kõige annekamad ja paremad kätega vehkid on ka väga head loenguandjad ja nüüd selle kõige 3 maailma vahel ennast jagada on ikkagi suhteliselt nagu raske. Muide, Henrik, sulle vihjeks, et ma tahaks jälle kiita meie riiki vahepeal, et iseenesest võimalusi saada rakendusuuringuteks näiteks raha on suhteliselt lihtne Eestis. Et kui sul on ikkagi hea idee, lähed EAS-i, ütled, et näed, et mul on vaja toote paremaks nagu arusaamiseks disainis, mul on vaja rakendusuuringut teha ja nii edasi, on ju. Kui sul on ikkagi päris nagu normaalne idee olemas, et päris nagu tõesti nagu ainult PowerPointiga ei vehi, on ju. Et sul on midagi ette näidata ka juba, siis minu teada rupid on, väike rupp on lahti kogu aeg, et põhimõtteliselt iga päev võid minna ja esitada taotluse, on ju. Ehk siis see on kuskil 150 000 antakse sulle uuringuks, on ju. Ja suure uuringu jaoks, mis on milliplussid, on ju, need on vist paar korda aastas, on ju, kus suured komisjonid nad seda tööd hindavad, on ju, kus on rohkem nagu tööd sisse panna ja nii edasi, aga selliseid võimalusi, ma ei tea, 17 aastat tagasi, meil pole midagi sellist, ütleme oligi, et ma ei tea, tahtsid oma teed testida, võib-olla ajujahi konkursil said, ma ei tea, mis esimesed auhinnad olid euroraadios, ma ei tea, 50 000 või pole niigi palju. Ei olnud nii palju. Ja, no ühesõnaga, et selle mõttes me oleme ikkagi riigina väga palju arenenud ja küsimus on ikkagi tahtmises. Pluss, kui me vaatame erinevaid fonde, ma tahaks kohe Mardi käest küsida seda, teil on konkurents vist päris suur selle pärast, et nüüd, kus need pasteediettevõtted, Henrik, enam ei ole nii popid tehnoloogiaettevõtted, eks, et siis ka Eestis on üha rohkem neid fonde, kes ühe oma teesina ütlevad, et me investeerime teadusmahukatesse projektidesse või teadusmahukasse innovatsiooni, sellepärast, et aru saadud, et jällekordselt pasteediettevõtted Eestis tehes nagu maailma valutada on ikka päris keeruline, aga et kui me leiutame uue Starshipi, et siis võib teha küll, on ju. Või ma ei tea, Mart, kuidas sa ise tunnetad seda konkurentsi selles valdkonnas? Jah, ma arvan ta on nagu uus selline laine, et see peab teesides olema nagu sees justkui, et aga kas ka sisuliselt ollakse, et selles osas ma arvan, on see küpsus on kasvu nii-öelda nagu järgus praegu, aga ma arvan, et see on samamoodi, nii nagu sa rääkisid ruppidest ja muudest sellisest riigimeetmetest, et ka seda nii-öelda stabiilset ja kannatlikku investorite kogukonda on vaja rohkem, et see on äärmiselt hea ja ma arvan, et mida siis see teadlane nagu peabki valima tegelikult teekonnana, et kui ta teab, et see rahastuse alternatiivne viis on mida me näinud, et kuskil 2 aastat on see ettenähtavus, et kui mingi ideega keegi tuleb, siis tõenäoliselt investeerimisküps on umbes 2 aasta pärast, et seda ma olen vaadanud, et see inkubatsiooni nii-öelda nagu faas on umbes seal kaugusel. Et kui sul on kellegagi selles teekonna ajal dialoogi pidada ja rohkem sa saad testida oma ideed, mida rohkemat, aga seda nii-öelda täpsemaks sa kalibreerid seda, et tegelikult see on nagu tuleb neid investorid juurde, aga ikkagi ülearu, kui öelda, mis on nii-öelda deep tech'ide peamine väljakutse, siis ikkagi kapitali kättesaadavus on jätkuvalt number 1 väljakutse, et selles mõttes me ei ole kuidagi teises kategoorias veel, aga jah, et igal juhul positiivne on see nii-öelda ökosüsteemi areng tervikuna. Kas investorid on valmis seda pikendatud aega tegelikult deep tech'i ettevõttesse panema? Meil on siin mitu külalist käinud viimasel ajal saates, jään praegu nimed võlgu, aga meil on olnud juttu sellest, et näed, et deep tech, et 10+ aastat küll, et kui muidu fondi eluiga on seal 7-10, et siis deep tech'is sa pead ikka sealt kõvasti nagu üle planeerima, et seal 7 aastaga ei tee midagi. Kas see valmidus päriselt on erarahas olemas või otsib see ikkagi sellist kiiremat exitit? On see mingi muutus? Jah, NSI fondi tähtaeg on 10+2 aastat. Et on
et on, aga mida ma tegelikult teiselt poolt näen, et kui me varem oli see müüt, et deep tech'id sünnivad aeglaselt ja kõik see võtab aega, siis tegelikult kogu masinõppe ja sellised võimekused võimaldavad seda eksperimentaalset aega oluliselt kokku tõmmata ja oluliselt ka hinda alla tuua. Et selles mõttes see muutus on päris suur, mis praegu parasjagu aset leiab. Kogu sünteetiline bioloogia, kogu nii-öelda nagu terviseandmestikkude, sa saad kõiki asju läbi mängida kõigepealt sünteetiliselt ja digitaalsel kujul. Ja see võimaldab eksperimentaalsusest tulla siukse sarnase nii-öelda lean startupi metodoloogia juurde tegelikult päris palju. Et tegelikult see on üpris palju muutuses praegu. Et ka teadusmahukate ettevõtete aeglane varase faasi tsükkel on nagu mineviku müüt, et kui sa tegeled füüsiliste asjadega, loomulikult see võtab palju aega, aga kõik need füüsilised asjad on täna enamasti võimalik ka simuleeritult digitaalselt läbi ennevalt mitmel korral mängida ja testida. Kui me klassikaline startup läheb raha tõstma, no klassikaline, me nimetame näiteks pasteedi ettevõtted nagu mina olen näiteks ja nii edasi, et kas nad siis see nagu see nii-öelda see maailm on suhteliselt by the book, et on teada, mis küsimused tulevad, mis numbrid sa pead olema võimeline näitama, kui sul neid numbreid ei ole, pole mõtet isegi minna, toodan numbrid enne endale, noh nii-öelda tee rohkem müüki, leia mingi market fit, mis iganes on ju ja noh, see on ütleme nii-öelda noh, kõik template'id, kõik PowerPoint'id on noh, ühte nägu, ühte tegu ja nii edasi on ju, et kui nüüd keegi tuleb teie juurde raha tõstma, et mis poolest see maailm nagu erineb, et kas ta tuleb lihtsalt oma teadusliku ideega või tal ikkagi peab juba näitama mingit äriplaani, ühesõnaga kuidas teie maailmas käib see üldse see arusaamine, et kas sellel ideel üldse on jumet, kas sinna tasub investeerida või mitte või te hindate samamoodi nagu seda teevad kõik ülejäänud fondid? Jah, NSI nagu erisus ja sarnaseid fonde on nagu USAs ja Ühendkuningriikides on varasemalt toimetanud, mis on hästi lähestikku ülikoolide tehnoloogiasiirdeüksustega koos toimetavad. Et ma arvan, et see eristab, et tegelikult see olla juba selles nii-öelda selles varases sünnifaasis kohal ja teha mõned asjad kohe alguses õieti. See ei ole väga palju vaja, aga siis see investori vaade ja siis nende nii-öelda õigete küsimuste õigel ajal küsimine aitab väga palju edasi, et see on, ma arvan, üks nagu erisus, et me tahame tegelikult näha puhtalt, kui on tehnoloogia ja näha kõigepealt, et see erineb, et tehnoloogia riskid tegelikult on teises kohas. Et sul ei ole see nii-öelda kasvu nii-öelda nagu ja kliendi väärtuse hindamine, aga sa tegelikult investeerid ikkagi tehnoloogiasse päris palju ja maandad tehnoloogia riske kõigepealt. Ja kuidas sa neid maandad ja teine on siis see, et mis sul tegelikult annab sulle unikaalsuse, on siis see konkurentsieelis läbi selle intellektuaalse omandi, mida ei ole võimalik kopeerida, et kui me võtleme pasteedi ettevõtete kategooriasse, et siis tegelikult, et see on ikkagi see kliendi kogemus ja selline nii-öelda kiirus ja kõik need küsimused on seal võtmed näitajad, mis tegelikult edu toovad, siis tegelikult siin on võimalik luua pikaajaline konkurentsieelis ja oma ressursid suunata hoopis teistesse nii-öelda nagu kulustruktuuri. Räägi veel sellise nii-öelda teadusmahuka ettevõtte elukaarest, et kui me juba neid võrdlusi toome, eks meie saate tavaline külaline, me kuuleme seda mantrat. Nii, eks ole, mingi MVP toode, selline traadist ja nätsust tehtud asi uksest välja, kohe kliendid, eks kohe valideerid kliendi juures, muudad seal 3 korda päevas seda asja, teed iga nädal reliisi või mitu ja muudkui tambid seda turule ja vot siis see on teatud selline loogika, kuidas need ettevõtted toimivad. Ma miskipärast arvan, et kui sa seal nüüd teadusmahukas maailmas toimetad, siis see peab olema teistmoodi või millised erinevused on? Jah, et kõigepealt on see sama nagu tehnoloogia ise, et kas sa suudad seda proof of concept'i nii-öelda nagu tõestada, et see päriselt töötab. Ja loomulikult see skaala on erinev, et sa kõigepealt tõestad see laboriskaalal, siis järgmisel, et sa tegelikult lähed nii-öelda laboris proovid välja minna, et see on esimene nii-öelda tõehetk. Ja tihtilugu ma arvan, et see, mida teadusmahukad ettevõtted jätavad tegemata, nad jäävadki seda tehnoloogiat arendama, nad ei hakka äri arendama samal ajal. Et see on üks võtmekoht tegelikult, mis tuleb nagu õigel ajal teha, et sulle meeldib selle tehnoloogiaga toimetada, sulle meeldib seal laboris edasi olla. Aga tegelikult sa pead samal aegselt äri hakata arendama ka. Et tegelikult kui sa võrdled selle pasteedi ettevõttega, siis jah, kui see äriarendus on nagu üks kategooria, siis siin on nagu jaotad pool ja pool tehnoloogia ja äri vahel ära ja sa pead mõlemaga tegelema. Ja see on tegelikult siis tõehetk, et jah, et sa saad aru, kes turg on, et kellele sa seda müüd. Et tihtilugu ka võib öelda, et tehnoloogiamahukate ettevõtmistel on see, et lahendus otsib probleemi. Et see on see nii-öelda nagu teistpidi nagu loogika natukene, et meil on justkui tehnoloogia olemas, aga kelle probleemi me sellega lahendame. Et see on nagu vaade, aga mida rohkem sa intervjueerid ja päris palju ma olen ka näinud nende teadusülikoolist välja tulevate meeskondade puhul, et kui sa oled hakanud kliendiga rääkima, siis tegelikult ma sain aru, et see probleem on hoopis mujal.
ja nad on ja noh, see avastamise rõõm on ka teadlasel tegelikult väga suur, aga siis ongi see ego küsimus, et noh, võib-olla see tähendab, et ma oma 5 aastat teadust pean ära parkima kuhugi ja mitte sellega üldse edasi minema. Aga kui sul on see märkamise oskus olemas ja sa suudad seal ümber orienteeruda oma fookust, siis on sul võimalik tegelikult olla nagu järgmises kasvukõveras palju kiirem. Kusjuures nii ja naa, siin on üks huvitav asi minu meelest, mis on teadusmahukate projektide eelis võrreldes tavastartupidega. Ja see on see, et kus ikkagi on olemas potentsiaalne klient, oletame Tartu Ülikooli näitel, leiutad maailmas täiesti uut ja ainulaadset lidarit. Lidar kui funktsioon on teada, seda kasutatakse palju, eks, aga kuidas seda paigaldada niimoodi, et sõna otseses mõttes igal autol oleks küljes on ju, et kuidas viia hind ja suurus ja see kvaliteet, nagu see tulemuskvaliteet sellistesse mõõtmetesse, et kõik maailma autodesse tuleks seda külge panna. Näiteks, mis on lahend, et võimaldada näiteks seda sama masinat ise sõitmise funktsiooni, eks, et nad kokku ei põrkaks ja nii edasi on ju, et ja sellisel hetkedel, kus sul on tegelikult teada, mida need teadlased taga ajavad, on suur ettevõtted nõus sõlmima eellepinguid. Ehk siis nad teevad suga selle kokkuleppel, et vaata, kui sa nüüd jõuad selliste parameetriteni, ma ei tea, andmekiirused saavutad sellised tulemused või ma ei tea, suudad nii palju footoneid kuhugi edasi saata, mis iganes on ju, et ühesõnaga, et kui sa selleni jõuad, siis me tahame olla esimesed, kes pakuvad sulle lepingut, enam-vähem mingitel sellistel tingimustel on ju, et sul on põhimõtteliselt võimalik minna ja panna suurettevõtted omavahel konkureerima, et kes saavad sinuga eksklusiivsuse. Et neil täitsa olema sellised osakonnad, et see oli üks asi, mida mina ei teadnud ja see oli päris nagu lahe avastus. Aga nad raha ei pane või, et nad lihtsalt ütlevad, et kui sa ise kuidagi nokitsed jõuad, siis tule siia. Ei, nad selles mõttes nagu jälle sõltub sellest faasist, kui nad on juba näevad, et sa oled ikkagi väga kaugele jõudnud, on ju, siis nad panevad sulle juba raha ka, kes nad tahavad osalust vastu saada, on ju. Aga et sul on võimalik tegelikult, ma ei tea, Apple'id ja Sony'd üksteise vastu välja mängida Eesti, et siuke asi on olemas. No ja see on raske koht, et mis valikuid sa teed, et siin nii-öelda ajatelg ja ka partneri nii-öelda äritavade riskid ja kõik muu seal juures, et jah, et sul on võimalik nii-öelda seda R&D mõttes rahastada, mitte siis ka nii-öelda riskirahast, aga võib-olla ka kliendi rahast oma tegevust ja jõuda siis mingisuguse küpsuse faasi, kus kohas siis valida välja, et järgmistes tööstusharudes ma kasvan siis ise, aga see eksklusiivsus jääb siis sellesse suunda jääb alles, et see on üks nagu tõesti stsenaarium, kuidas seda saab olla. Ja võib-olla üks nagu teine oluline vaade on ka, kui võrrelda pasteedi ettevõtteid siis teadusmahukate ettevõtetega, on see, et teadusmahukatel ettevõtetel on üks suur küsimus, millal siis ülikooli vihmavarju alt välja astuda. Et tegelikult teadust on võimalik teha, aga 2 varianti, kas sa liiga hilja jäädki sinna nagu pikaks ajaks liiga, et sa juba nii-öelda see parim enne läheb mööda sellel tehnoloogial ja teised liiguvad kiiremini edasi või sa liigud ka liiga vära ülikooli alt välja, et teine nagu see ka moment on, et tõepoolest, et seda nii-öelda stabiilsust ja ette ennustatavust ja kogu selle infrastruktuuri tuge, mida tegelikult akadeemia pakub, et see on ka tegelikult tihtilugu suur väärtus, mida siis kahel mehel ja koeral või kahel tüdrukul ja koeral ei pruugi ilmtingimata käete saadav olla. Tahtsin lihtsalt ära märkida selle, et kes täna teeb teadusmahukud ettevõtted, et sellise lepingu olemasolu või eelkokkuleppe olemasolu, kas või nii-öelda MOU-na näiteks mõne suure ettevõttega on meeletu väärtus raha tõstmisel. Ehk siis sul on lihtsam raha saada, et kui sul on siuke nagu kokkuleppe ette näidata. Ja võtaks siia saate lõppu jutuks, meil on läbi käinud see NSC, eks ole, Nordic Science Investments, Mart, kus sa partnerina oled. Ma räägiks natuke konkreetsemalt sellest ka, mis asi see on, see minu arusaama järgi on peamiselt Soome asi või mitte, et mis see on, palju seal raha on, kelle raha, kuhu investeeritakse, kuidas see käib? Ja fond on registreeritud Soomes ja fookus on Põhjamaad ja samamoodi ka Eesti ja Baltimaad, et tegelikult me näeme, et Eesti võib olla teine turg, kuhu kohta tähelepanu pöörata ja toimetada. Sarnane mudel on olnud siin viimasel kümnendil ennekõike idarannikul päris palju toimetades just, et kus kohas riskikapital tuleb ülikoolide juurde, aitab siis nende kohalike tehnoloogia siirteüksusi neid ettevõtmisi ette valmistada ja nõustada seda ilma igasuguse eksklusiivsuseta, et seda me teeme samamoodi ja seeläbi sa näed seda nii-öelda tehinguvoogu ja aidata need meeskonnas investeerimisküpsuseni jõuda ja mida me siis teeme esimeses hästi varases faasis tegelikult üpris väikeste siis sammudega aitame just äriarenduse finantseerimist nendel meeskondadel, et kui teadusraha on olemas, siis just äriarendamise võimekust tuleks sinna kõrvale juurde ja meeskonna ehitamist ka ja selles osas on seda sama mudelit on ka edukalt tehtud UK
case, kus kohas on siis see nii-öelda meeskondade ja tegevjuhtide juurde toomine sinna juurde, et see on ka meie, ma arvan, Eesti üks potentsiaal, mida ma näen, et koos me selle ühise fondiga saame tuua siis Põhjamaades juba varasemalt tehnoloogiamahukad ettevõtted ehitavad tegevjuhte kättesaadavaks meie meeskondadele, et see on võib-olla üks tühimik, mida me siin täidame. jah, see on üliväärtuslik seesama, et sa saad sõna otseses mõttes mingi tootmisliini inseneriga jutule selleks, et testidagi idee nagu päris sisu, et see, et sa saad kuhugi keskastme või tippjuhi juurde, see pole ka tihti nii tähtis kui see, et sa saad selle inseneri juurde, kes seda oskab hinnata. Ja meil endal nagu nii-öelda Eestis teadusmahukad nii-öelda nagu suurettevõtted nagu napilt ei ole, et seetõttu see Põhjamaadega link on, ma arvan, äärmiselt oluline ja ma näen seda väärtust, et meie siis nendele kasvavatele ettevõtetele ligipääs sinna ja see kogemus siis ka siia tagasi tuua. Aga fond jah, ise toimetab siis alates selle aasta märtsist ja esimene siis raha kaasamine on õnnestunud, jätkame ja siht on, et vähemalt 60 miljonit on selle fondi suurus ja just teha umbes 40 väga varasest faasist investeeringut, aga ka siis kuni B-ringini olla valmis võimekus jätkuinvesteeringut teha. Ja 5 partnerit täna, mina siis 5. liitusin ja hästi rahvusvahelise taustaga meeskond, kellel on tegelikult sarnaste teadusmahukad ettevõtete ehitamise kogemus olemas nii USAs, Inglismaal kui ka Põhjamaas ja Kesk-Euroopas, et selles mõttes on selline meeskond ka, kellel on palju kogemusi sarnases valdkonnas varasemalt. Kes olid suuremad investorid? Täna on üks siis on kindlustusfond Soomest, üks pank Soomest ja tegelikult ka rahvuskultuuri fond Soomest näiteks, et selles mõttes ka laiem nagu tähendus ja siis on perekonnad, kes on tulnud see juurde, et see on, mis meil täna on olemas, et võtame siit poolt Eestist ka värskelt selle nimekirja ja jutuajamised ette. Milline see deal flow välja näeb, et kas teadlane üksinda, kellel täna on mingi idee või mis tal olema peab, et kas ta võib ka sinu poole pöörduda või on teil eriti ka sinu tausta arvestades, et see side ja suhtlus ülikoolidega nii tihe, et sa pigem käid neid ise otsimas sealt? Et jah, me näeme, et see hea koostöö peab olema ehitada Eestis ka siis tehnoloogiasiiride üksuste võimekust üles, et ma arvan äärmiselt oluline, et ka ülikoolidel endal on see baasvõimekus sees olemas, et seda me tahame toetada ja sealt kaudu me näeme. Aga loomulikult, et ja me ei ütle, et alati peab see spin-out olema ülikoolist, et tegemist võib olla ka teadusmahuka ettevõttega, mis tuleb ka mujalt, et loomulikult. Aga mis tal olemas peab olema nagu tänaseks, enne kui ta üldse teiega rääkima tuleb? Ütleme, et tehnoloogia unikaalsus peaks olema võimalik demonstreerida, et see töötab ja siin on midagi, mida on võimalik kaitsta. Ja teine on siis ikkagi meeskond või arusaamine, et kes sul meeskonnas täna on ja kes sul täna puudu on, et kui nendele küsimustele on vastused olemas, siis on hea juba hakata rääkima. Aga keegi oma sellise teoreetilise doktoritöö PDF-iga ei ole mõtet tulla sinu juurde? Pigem jah, ma soovitan ülikoolide tehnoloogiasiiride üksuste juurde minna, seal on head eelinkubatsiooniprogrammid, kus kohas saab rahulikult mõelda, kas ettevõtlus on minu jaoks või ei ole, et ma arvan, et see on hästi oluline nagu kogemus kätte saada. Kui palju see asi on oma potentsiaali näiteks humanitaarvaldkonda minna? No me räägime seda saadet, eks ole, a priori automaatselt me mõtleme inseneride, ma ei tea, keemikute, bioloogide, ma ei tea, kelle iganes peale. Aga et kui keegi leiutab mingisuguse mis iganes uue asja, mis näiteks avaliku arvamuse küsitlusi võiks senisest oluliselt täpsemalt teha mingi mudeli, et sellele on ka väärtus ju. Absoluutselt ja ma näen, et tegemist on, innovatsioon oma olemuselt ongi, sa paned võib-olla 2 olemasolevat asja uuel moel kokku. Ja tegelikult semiootikud ja ühiskonnateadlased on äärmiselt väärtuslikud meeskonnaliikmed. Ja tihtilugu ma arvan, et ongi see nagu vaade, kuidas me ütleme, et üks teadus peab ühest töögrupist välja tulema, aga tegelikult see sümbioos ja meeskonna nagu laiem ehitamine annab selle uued väärtused sulle ka laua peale, et tegelikult on võimalik teha koos väga nagu tähenduslikke asju, et aga see on oluline, et jah, see interdistsiplinaarsus on siin võti. 2/3 Eesti kõrghariduse rahast läheb humanitaaria peale. No vot, aga mitu startupi on tulnud? Et aga ma arvan, aga päriselt ma siiski olen täitsa veendunud, et need on seal kuskil olemas, kui sa õigesti küsid ja see, ma ei tea, ma ise olen meediavaldkonnast, ma tean, kui palju maailmas meediavaldkonnas raha liigub, eks ole. No sa oled ka eksiti teinud, sa oled selles mõttes edukas. Aga mitte maailmas. Ja mitte innovaatilise sellise teadusleiutisega, eks ole. Aga teadust ju ometi tehakse humanitaarvaldkonnas. Ja ma ei arva, et me Eesti rahvaluulet peaks hakkama startupiks keerama, aga mine tea.
ma segan vahele, meil tehakse humanitaarvaldkonnas tegelikult startup'e küll, et üks hea näide näiteks on meil saates käinud kunagi on Alpa. Ehk siis, kes tegeleb, no on küll ühe poolt nagu mäng ja mängutööstus, aga kokkuvõttes on ta ikkagi EdTech on ju. Ja minu teada nad praegu tegelevad ka eesti keele nende nii-öelda mudelitega, et saada aru, mismoodi üldse nagu põhimõtteliselt õpetada AI-le nagu laste keelt selgeks, eks on ju, et mismoodi nagu laste keelest aru saada on ju. Ja teistpidi nagu tagasi anda neile, et selles mõttes tehakse teadus küll ja startup'e. Päris palju on ka väärtust just tervisetehnoloogiaga, just ennetava nii-öelda nagu tegevustega seonduvalt ja vaimse tervisega. Ja tõenäoliselt ka kuskil spordis ja mingis sellises valdkonnas. Absoluutselt. Fermus, muusika. Ja. Et on ja need on lihtsalt tulevadki meeskonnale peavad nagu kokku tulema mitu vaatenurka, et see nii-öelda nagu skaleeritavuse küsimus on nagu alati peab saa kuskil ka ühte või teistpidi siia pilti juurde tulema. Ja ega me ütleme ka seda, et ka sellest fondi vaatest on üks asi, aga tegelikult, et ega ju igasugune teadusmahukas ettevõtlus on hea ja ta ei pea alati ilmtingimata skaleeruma, aga halb stsenaarium on see, kui teadlane teeb elustiili ettevõtte, et ela ei sure ka nagu, et siis ka kaotab teadus ja kaotab majandus, et see on see stsenaarium, mida nagu väga nagu ei propageeriks. Ma tahaks öelda ühe asja ära, et me peame olema selleks valmis, et me peaksime ennast ise ette valmistama selleks, et neid tuleb, et ega teadusmaailmas, selles ongi veel valusam, et eks need läbikukkuid on tõenäoliselt sama palju kui klassikalises startup maailmas ja lihtsalt, et kuna seal on üldjuhul kuulunud raha rohkem ja aega rohkem, et siis neil on, me elame neid valusamalt üle, eks, aga neid peab tulema, statistiliselt neid peab tulema. Jah, need peab ja ma arvan, et me saame seda infrastruktuuri selgelt ehitada, et kui ka nagu võrrelda ülikoole maailmas, et kui kiiresti saada oma intellektuaalse omand ülikoolist välja liikuda, siis kõige parem nii-öelda lugu, mida ma olen kuulnud, on pool tundi võtab aega ja kõige hullem on 5 aastat, et Cornell Tech on, kus on poole tunniga see võimalik, et tegelikult tähendab seda, et sa oled õigel ajal kõik õiged asjad ette valmistanud ja kui see hetk on käes, et nüüd peab paberil allkirja anda, siis annad ja see IP liigub kohe. Aga teine lugu on see mõtteviis ka, et me ülikoolide vaatest ei ole vaja maksimeerida oma läbirääkimise positsiooni, et võimalikult palju siis selle osaluse vastu saada, pigem on oluline, et see liigub välja ja läheb kasvama, et see on nagu võti tegelikult, et ma arvan, et see mõtteviis on muutunud, et ülikoolide nii-öelda osaluse ootused on ka tervikul Euroopas tulnud nagu palju mõistlikumale tasemele ja ma arvan, et see ühiskondlik ootus on ka selgelt, et kuulge, et aitame nüüd selle nii-öelda kõrge lisandväärtuse loomise nagu probleemi ära lahendada, et mulle tundub, et see sotsiaalne ootus ja surve on ka olemas ja ülikoolide valmis oleks selle teemaga tegeleda on ka olemas, nii et mulle tundub, et see momentum on päris hea. Ja, aga ma ütlengi, et siin on hästi õhuke punane või ütleme nagu roosa joon ikkagi minus ka sees, et sa mainisid seda elustiili ettevõtlust versus nagu teadust ja päris äri, eks, et siin on see asi, et ütleme niimoodi, et need meie klassikalised pasteedi ettevõtted selles mõttes on kehvemas seisus, et nemad peavad ikkagi raha kaasama ja toimetama üldjuhul turutingimustel. Ja see on hoopis muu teema kui see, et olla nagu alma materi nagu kaitsvas üsas on ju, kasutada ressursse, neid ruume, ka seda palka, mis seal makstakse ja nii edasi on ju, ja siis hups, õigel hetkel astuda välja ja saada miljonäriks on ju, et ilmselgelt ta ei ole nagu ta ei ole sama aus kui need, kes seal turutingimustes tegutsevad ja seetõttu nagu on arusaadav, et ülikoolid tahtsid ikka seal nagu kahmata endale seda osalust, et ma ei tea, grandiraas sa pead ka 25% vist ülikooli andma ja nii edasi on ju, et jõuda igal juhul selle nagu töömaa selgitamise, et meil on vaja neid kõrge lisandväärtusega ettevõtted, ehk siis me peame saama sellest mõtteviisist nagu kaugemale, et me ei tohi olla kadedad. Jah, ja me peame olema ette nagu läbipaistvalt nagu ausad ka, et mis rollist kes parasjagu on ja et kõige halvemad stsenaariumid on tõesti, kus ettevõte tekib ilma sellest keegi teadis, aga tõepoolest seda võimalik on ette kokku leppida. Hea küll, meie saateaeg on läbi, aitäh sulle Mart ja jätkuvat edu Eesti ja ülikoolidest ärimudelite välja sikutamisel ja loodame, et nii mõnegagi sealt sinu fondist meil on võimalik siin saates kohtuda. Aga Taavi ja mina oleme tagasi muide pärast paari nädalat, me läheme nüüd jõulupuhkusele. 25. me ei tee saadet, sest sellised me ei ole ja 1. me ka ei tee saadet, sest sellised me ei ole, nii et me teeme 8. jaanuaril ja traditsioonilise aasta parimate startupide
paljastamise ja halvimate paljastamise saate. Nii et mitte halvimate, vaid nii-öelda no, mitte nii lootustandvate. ja less academic nagu öeldud, ütleb üks mu sõber. Aga ühesõnaga 8. jaanuaril kohtume, seniks häid pühi kõigile ja võtke ise ka väike vaheaeg. Nii et kuulmiseni. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.